Tere, armsad, kes te mind jälgite. Kolmapäev on käes, nädala keskpaik ja hetkesõnumi aeg. Möödunud öö oli meil siis täiskuu öö. Mina olen magamata või võib-olla on natukene mu näost ka näha, et olen veits padjakas. Aga mul ei ole ammu niimoodi olnud, et ma olen täiskuu tõttu magamata. Ma olen kuidagi suutnud neid energiat niimoodi kalibreerida, et need mind ei mõjuta. Aga täna öösel tuleb välja, et natukene mõjutas ja juba eile päeval tegelikult algas minus mingisugune energeetiline puhastusprotsess pihta. Et ma tunnen, et ma olen mõneti nagu uuesti sündinud või midagi on minus väga uut. Tundsin hästi kosmilisi selliseid laenguid ja muidugi me tegime oma ringiga, oma naisteringiga sellise päästava ringi, et neid energiaid veelgi paremini ära kasutada ja tegelikult üksteist toetades ja ütleme niimoodi, et koos töötades need energiat võimenduvad, sa võimendad seda teisele ja teine võimendab sulle vastu, et tegelikult selline ühtsuse vibe on hästi-hästi oluline ja sinna ühtsuse poole me tegelikult ka kollektiivselt ju kogu aeg liigume, et sinu sees on ühtsus ja sa tunned ka väliselt ühtsust. Aga selleks, et seda kogeda saaks üldse, on enne vaja eest ära eemaldada kõik see, mis takistab ühtsust, eks ole. Erinevad sellised varjukohad ja valukohad ja selline energeetiline prügi, mis su energiaväljas on. Aga ma tunnen, et mina ei olnud ainus, kes koges sellist puhastust või muutust. Ma tajun, et see on suures plaanis ka kollektiivselt, et selline mingil viisil puhastus meil täna öösel käis ja uuenemine, mulle öeldakse uuenemine, millegi uuenemine meil käis. No täiskuu avab millegi, lõpetab vana tsükli ja avab uue tsükli, eks ole, et ring on täis saanud. Ja eks seal midagi uuenes kindlasti. Ja mul kukkus maha kaart jah, mis ütleb, et mu intuitsioon ei valeta. Millest ma rääkisin? Rääkisin uuenemisest ja sellest, et täiskuu loob uut tsüklit. Küsime, mis see kaardid veel räägivad siin nendest täiskuu energiatest ja mida me täna teadma peaksime või kaasa võtma peaksime, et kuskil mul juuksekarv silmaagus segab mind. Ning küsime kollektiivne sõnum praegustesse energiatesse, mis meiega toimub ja mis saab edasi. Nii. Aarete kirst räägib energiast, uuest voolavast külluslikust energiast ja küllus ei ole ainult raha, eks ole, küllus on põhimõtteliselt kõik, mis meid ümbritseb, küllus on armastus, küllus on viljakus, küllus on töökus, näiteks esimesed märksõnad, mis mul pähe tulevad, et selline külluse laine on tulemas sellepärast, et meil toimus puhastus, on selline kaart siin, ma ei tea, kui hästi ta fokusseerib. Time to move on, mis ütleb, et selleks, et uus saaks tulla, on vaja sellest vanast lahti öelda ja on vaja teha ruumi, sest uus ei mahu meie energia välja ära, kui seal on vana prügi ees. Ja paki all on selline kaart ka nagu lihtsusta oma elu, mis tähendabki seda, et vaata hoolega enda ümbritsev ja enda sisemus üle, kas seal on midagi, mida sul enam ei ole vaja, kas seal on
mingisugused harjumused, mis sind enam ei toida, kas sul sind ümbritsevad inimesed, kes tegelikult ei oska sind väärtustada, et kumbki osapool üksteist enam nii-öelda ei toida, eks ole. Kas sul on mingisuguseid tööülesandeid, mida sina tegelikult täitma ei pea, aga sa täidad sellepärast, et sul on kohusetunne või midagi sellist. Kas su kodus on liiga palju asju, mida sa ei kasuta, mida võiks tegelikult välja visata? Kui sa oled näiteks üksi kodus, kui sa tegutsed, kas sul peab kogu aeg telekas taustaks mängima, kas sul peab kogu aeg muusika mängima? Et kui palju on sinu energia väljas vaikust selleks, et sa saaksid hakata kuulama iseennast ja selleks, et saaks tekkida vaba ruum. Ja vaba ruum saab tekkida kõigest sellest, millest ma siin rääkisin, eks ole, et sa eemaldad mingisugused ebavajalikke asju, helisid, vahendeid, inimesi, prügi, mis iganes, toit, mis sind ei toida tegelikult ja nii edasi ja nii edasi. Et selline filtreering iseendaga tasub teha, et tekiks uue energia jaoks, mis su ellu tahab luua võimalikult palju vaba ruumi. Ja et sinu, kuidas ma ütlen niimoodi, et sinu panus ja vastuvõtmine oleks tasakaalus, et sa oskaksid ka vastu võtta, sest ma näen hästi tihti inimestel seda, et vastuvõtmise oskus on neil hästi raske. Ma ei pea siin silmas ainult seda, et kui keegi pakub sulle mingisugust teenet, siis sa ei tea, kas seda vastu võtta. Ma pean vastuvõtmise oskuse all silmas ka seda, kui hästi sa oskad oma juhatust vastu võtta, kui hästi sa seda kuulda oskad, kui hästi sa seda usaldada suudad ja tahad. Kas sa oskad vastu võtta ja märgata universumi õnnistusi ja neid sõnumeid, eks ole, et ka see kõik on vastuvõtmise oskus. Ja kas sa tõrjud seda endast ära, hakkad kuidagi mõistusega seda väärtust maha tõmbama või sa oskad seda vastu võtta sellisena, nagu see informatsioon sulle tuleb, ehk siis see kõrgem informatsioon on ju. Ja samas, kui sa eemaldad seda ebavajalikku müra, millest ma siin pikalt just rääkisin, siis see tekitab ka vaba ruumi sellele, et sinus suureneb vastuvõtlikkus kanaldustele, taipamistele, sinu annetele, sinu spirituaalsele arengule. Ehk siis see koristus, vaba ruumi tegemine ja üks hästi oluline kaart, mis siin veel läbi tuli, oli enesele andestamine. Lase lahti süütundest ja ära unusta, et sa oled universumi lemmiklaps. Tihti, kui me hakkame mingit puhastust tegema, eks ole, me hakkame välja viskama ebavajalikke asju, ebavajalikke inimesi enda elust või ülesandeid, mida sa täidad ainult kohusetundest ja kui sa neid ei täida, siis sul tekib süütunne. Ja kui sa mõne inimese otsustad enda elust eemaldada, kes sulle tegelikult kasu ei too, siis väga paljudel meist tekib see süütunne, äkki ma olen liiga teinud. See süütunded võivad tulla üles väga erinevatel kihtidel, väga erinevatel tasandil, väga erinevatel põhjustel. Ja see on ka üks teema, millega kollektiivselt me oleme nii-öelda hädas ja mis hoiab meid kokkusurutuna ja allasurutuna, et me pidevalt tunneme häbi ja süüd millegi üle, mille üle me ei peaks üldse häbi tundma. Ja me tunneme häbi ja süüd selle üle, kui kellegi teise tee saab meist, kuidas ma seda sõnastan, et kui kaks inimest kohtuvad, eks ole, siis mõlemal on oma tee, oma eesmärk, miks nad kohtuvad. Miks sina kohtud ühe inimesega, vahet ei ole, mis tasandil see suhe on. Te mõlemad annate üksteisele mingisuguse õppetunni. Ja kui üks osapool nüüd tunneb, et tal on aeg edasi liikuda ja temal on justkui nagu õppetund läbi, siis see üks osapool tunneb süüd selle sideme katkestamise eest. Aga kas sina oled vastutav? Ehk siis see, kes selle suhte katkestab. Kas tema on vastutav selle eest, millised emotsioonid sellel teisel inimesel üles kerkivad, kui ta ei ole otseselt solvanud, haavanud, torganud, meelega halba teinud. Et kui selle teise inimese tee ongi see, et mingisugune õppetund on sealt saada, kas sina pead vastutama selle
selle tunde eest, selle emotsiooni eest, mida tema sel hetkel kogeb, kui sina tunned, et sinuga on kõik nii-öelda, selle suhtega on sinu puhul kõik. Ja ainus asi, mida sa sel hetkel tegid, oli see, et sa valisid iseennast. Ja kuidas saab selles osas tunda häbi või süüd, kui sa valid täiesti täie südamega iseennast, eks ole. Et need on mingid teatud inimlikud tunded, mis meil üle tulevad, aga aeg on sellest lahti ühendada. Aeg on teha suur puhastus oma süü ja häbitundes. Loodan, et sa said aru mu mõttekäigust praegu, ma võib-olla väga selgelt seda ei seletanud. Aga ma loodan, et sulle mingil määral jõuab see kohale. Et sa ei pea vastutama teise teekonna eest, sa ei pea vastutama teise karma eest ja sa ei pea vastutama teise emotsioonide eest, kui sa ei ole astunud meelega talle kannale, kui sa ei ole läinud meelega solvama, kui sa ei ole meelega vitsaga läinud tema juurde, eks ole. Et siis ei ole sinu ülesanne vastutada selle eest, mis reaktsioon sealt teiselt poolt vastu tuleb, vaid sinu ülesanne on vastutada selle eest, et sinu südamevalikud on prioriteetsed ja et sa oled valinud oma südame järgi. Vot. Ehk siis selline teema, puhastuse teema. Vaatame ka tarakaartidelt üle, mis siin ülesse kerkib. Kas tarakaardid tahavad ka midagi meile praeguste energiate kohta öelda? Miskit. Mis meil praegu siin kollektiivselt toimumas on ja mida me peaksime teadma. Paki all näitab ennast mõõkade 9, mis tähistab ka unetuid öid, seda, mida ma täna kogesin. Aga see tähistab ka seda, et mingil põhjusel on ärevus ja mure ja hirm üleval. Ja sellel ei ole absoluutselt põhjust, sellepärast, et meil on siin tasakaalukaart, kõike pooluseid ühendav kaart. Ja mida see puhastus toob, ongi see, et sa saad iseendaga minna paremini tasakaalu, paremini ühtsusesse, sinu erinevad poolused saavad paremini ühenduda, sinu mees- ja naisenergia, sinu vari ja valgus, sinu maine mina ja sinu spirituaalne mina saavad paremini ühenduda, et selline saab tekkida sinus täielik sünergia ehk siis sinu energiakeha kokkutulemine. Aga selleks, et see saaks kokku tulla, see on vaja ankurdada oma juurtšakrasse, oma maatähe tšakrasse, et ära unusta sidet loodusega, ära unusta kanda maandavaid kristalle, šungiit, malahiit, samalahaat. Ma olen siia endale käe peale pannud ka hematiidi, sest ma tundsin täna, et mul on kuidagi vaja ennast kokku tuua, sest muidu ma lähen sinna kosmosesse lendu kuskile teisele planeedile. Ja mis see kaart siin veel on? Nagu ma varasemalt olen öelnud, see peaingel Miikal, kes loob oma kaitse, kes loob oma rahu. Ja ta näitab mulle praegu ka sellist pilti, et kuidas ta loob sinu keha ümber sellise võre. See on energeetiline võre. Ta ütleb, et see ei ole kaitsevõre, see on sinu uus energiavõre. Võta see vastu. Uued koodid, uued teadmised. Uus ärkamine. Ehk siis mingisugune taaskordne ärkamine iseendasse tuleb, iseenda kõrgemasse teadusesse sul võib ees olla tänu sellele, et on toimunud puhastus. Ehk siis on tekkinud vaba ruum. Mis ülesanne on olla? Võta see hetk ja lihtsalt ole ja mediteeri ja võta vastu see, mis pakutakse. Ühesõnaga see vastuvõtmise oskus kuidagi mul ei seostu praegu, et oleks mingi väline pakkumine, mida vastu võtta, vaid see iseenda uus energiakeha, sinu uus mina, sinu uus versioon, sinu mingisugune uus osa, võta see vastu. Sest seda sulle pakutakse ja samas see tahab saada maandust.
ja seda võimalust integreeruda ja olla. Ja sellel ajal sa saad hakata võtma uut suunda, tuleb judgment ehk siis selline ärkamise hetk, eks ole, ja emperor, viisrikaart, mis näitab kohe täiesti sellist konkreetset suunda, tegutsemisvalmidust, struktuuri ja seda, et see, mis nüüd loob, see tuleb töösse panna. Aga selleks, et see saaks töösse panna, on vaja natukene oodata. Ja mitte muretseda. Ja öelda, ma tean, aga tihtipeale meil ei olegi seal hirmude taga mitte midagi reaalset karta, see on lihtsalt iseenda välja mõeldud. Meie mõistuse tasand mõtleb meie hirmud välja millegi põhjal, mida ta kunagi on kuskilt kas kõrvalt näinud, kuskilt kõrvalt kogenud või loonud mingisuguse juhtumi põhjal endale loo, see hirm, eks ole. Ja siis ta on. Ja siis me usume ka teda. Aga kas seal tegelikult selle hirmu taga on reaalsus või seal on ainult lugu, mida see hirm jutustab iseenda vaatenurga järgi? Ja selline, no siia tuleb selline sisemise jõu ja maanduse kaart ka, et selleks, et selgelt näha, on sul vaja ennast stabiliseerida. Sul on vaja ennast tuua fookusesse ja hästi iseendasse kohale. Selleks, et selgelt näha, mis sinuga praegu toimub energeetiliselt. Selline, see su sisemine jõud on nagu sinu sisemine kompass, kui nii võib öelda. Et meil kõigil on see olemas. Meil kõigil on olemas see sisemine stabiilsus, kindlus ja selline ühtsus oma sees. Aga me oleme kaotanud ühenduse sellega või see on kuidagi natukene nagu kõikuma löönud. Et me ei pea neid väärtuseid otsima väljaspoolt, me peame alustama nende väärtuste otsimisega seespoolt. Ja muidugi täiesti on okei ka, kui me saame seda väliselt, aga me ei saa jääda ainult välisele lootma. Sest kui see väline lööb kõikuma, lööme ka meie kõikuma. Aga kui me leiame need väärtused iseenda seest ja väline lööb kõikuma, siis meie ei löö kõikuma. Eks ole? Et see sisemine jõud ja selgus tuleb leida enda seest, et osata see suund, uus suund nii-öelda vastu võtta ja üles leida ja see enda jaoks tööle panna. Sest praegu natukene võib olla segadust tekitav, kui see selline puhastus sul käis, eks ole. Et võib-olla sa tunned seda sama enda sees, mida mina praegu, et mis toimub. Ja samas mul on ka selline tunne siin, pealt vaatab selline kaart nagu wait, oota. Et see ei peagi kiirustama vastuse otsimisega või vastuse teadmisega, et lase nendel täiskuu energiatel mõned päevad settida. Ja mul on selline tunne, et tahaks täitsa kookonisse kerida, panna selline hästi rahustav muusika käima, juua sooja teed ja lasta enda kehal vastu võtta neid energiaid, mida praegune kogu see ümbritsev sind loob, eks ole. Ja sa võid endale taotluseks ka öelda, et mitte võtta igasugust solki vastu, vaid ma võtan vastu need energiad, mis on minu kõrgemaks hüvanguks ja mis on mõjutamata ja kõrvale kallutusteta. Ehk siis, mis tulevad kõrgemast teadvusest või siis kõrgemast valgusest ja mis on mõeldud minu õige tee leidmisega või minu kõrgemaks hüvanguks või mis iganes. Kuidas sa tunned, et sa tahad seda taotlust esitada, see tuleb igaühe enda seest, eks ole. Et ei võta mitte vastu igasugust energiat, sest meil ei ole igasugust solki vaja. Sest kui me loome enda energia välja ruumi, see tähendab, et on vaba ruum ja selle vaba ruumi võib täita ära ükskõik mis. Ja meie ülesanne, meie vastutada on see, et me teadvustame endale, mis energiat me sinna lubame uuesti ja millega me ennast täidame. Nii et see taotluse andmine ka puhastuse juures on hästi-hästi oluline. Vot. Aga tõmban siin otsad kokku.
mõnusat marineerimist sulle nendes energiates, kui sa tunned sama, mis mina. Võta siit kaasa see, mis sinuga resoneerub, kui ei resoneerunud, siis jäta maha. Mõnusat nädala jätku sulle ja tšau!